Kas sa mäletad oma esimest kohtumist Martiniga? Loomulikult. Läksin sünnitusmajja, tol ajal ei olnud niimoodi, et sai sünnituse juures olla. Kus juures olgu öeldud, et Martin ja tema kaksika ja Maarja sünnitus oli väga raske. Nad olid väga suured, 6,5 kilo kokku 2 peale ja see sünnitus kestis üle 2 ööpäeva. Nii et lõpuks oli nii, et kõik arstid, sünnitusosakonna arstid olid Martin ja Maarja ema ümber ja ülejäänud sünnitasid nagu iseenesest. Aga jah, ma läksin neile vastu ja mulle pisteti pihku Maarja, Martini kaksikõde, ja Martin ise jäi ema sülle ja istusime taksosse ja sõitsime koju ja niimoodi me siis esimest korda kohtusime. Päris detailselt ei mäleta, aga ma arvan, see oli 2014 detsembris äkki, kui ma EKRE-ga liitusin, vist täitsingi kontoris äkki veel liitumisavalduse, see oli Kaarli Puiestee kontor, et ma eeldan, et tõenäoliselt oli see 2014 sügisel. Jah. Kas sa mäletad oma esimest kohtumist Martiniga? Ei ole kindel. Äkki saab siit midagi Pikemat vastust. Ma päris kindel ei julge olla, et ma üldse mäletan seda päevagi. Aga võib-olla mäletan, aga ma ei mäleta, kas ma mäletan. Meil oli Ida-Viru ringkonna üldkoosolek ja siis Mart ja Martin Helme koos tulid meile tuge andma ja mul on nii selgelt meeles, et nii Mart kui Martin Helme olid EKRE juhtfiguuridena meile süstimas usku ja lootust erakonna rakukese jätkamiseks ja selle tugevdamiseks Ida-Virumaal. Päris esimest kohtumist ma ei mäleta, aga põhimõtteliselt see võis olla mingi 30 aastat tagasi ja ma ütleksin, et siis ta oli ikka nagu, see oli mingi 18 või midagi sellist, et siis ta oli ikkagi mõnevõrra teistsugune, kui ta on praegu, aga ta oli nagu selles mõttes sama triki ja sama hoogne, nagu ta on praegu, et 30 aastat noorem. Oi, ma arvan, et see oli aastal 2013 ja kus kohas täpselt ja mis hetkel, seda ma küll korraga ei suuda meenutada, aga ma mäletan Martinit juba väga ammusest ajast, kui ta kirjutas Õhtulehte Sündikaadi kolumni ja need meeldisid mulle väga. Ja Martiniga saime hiljem kokku, siis ta ei olnud veel erakonna esimees, vaid oli üks paljudest erakonna liikmetest ja nii see on läinud, jah. Ma arvan, et see oli 2002. aasta paiku, kui Eestis pulbitses iseseisvuslus ehk euroskepsis, et me ei laseks end globalistidel üle võtta ja Brüsseli kanna alla minna ja siis oli Martin väga aktiivne ja mina ka väga aktiivne ja nii me kokku saimegi ja ma mäletan, et me tegime veel parteiprogrammi kuude kaupa, mis oli äravahetamiseni sarnane praeguse EKRE programmiga, nii et seda EKRE kasvamist oleme aja jooksul näinud küll. Milline laul iseloomustab kõige paremini Martinit? No ma arvan, et näiteks ärkamisaegne Peatega Lasnamäe sobib väga hästi. Ja siis tulevad trompetid ja värgid. Vana hea Frank Sinatra. No minu arvates selline karm lugu, nagu on Terminaatoril on ajateenija, mis nagu iseloomustab seda kindlust ja seda järjest minekut, et minu arust see oleks tema jaoks ideaalne. Ära küsimu, kas mul ei tule kunagi mingisugused laulu nimed meelde. Martin on suur džässisõber. Et selle poolest me väga erineme. Mina ei ole suur džässisõber. Aga tegelikult on tema lapsepõlvest või isegi kui ta juba natuke rohkem oli kui päris laps, on meelde jäänud meil Matsirannas, kus Martin praegu oma majas suvitab, on lähedal üks pioneerilaager ja selle hommikune äratuslaul oli filmist Sild üle Kwai jõe ja see on kolonel Bogi Marss ja see on selline vilistatud versioon ja Martinile kohutavalt see meeldis ja iga kord, kui see tuli, ta palus, et teda tingimata hommikuti üles saetakse, et ta saaks seda vilistatavat Marssi kuulata, et mulle seostub alati see lugu Martiniga. Ma arvan, et midagi rahvuslikku ja rokkivat oma laulu
ei leia ma üles. Minu meelest see on hästi tore selline metsatölli esituses ja mulle meeldib, seal on mingi selline jõud ja vägevus sees, et see sobiks küll Martinit iseloomustama. No võiks olla mõni tormakas laul, aga samas väga hästi sobiks näiteks Heino Elleri Kodumaine viis. Mulle endale väga südamelähedane laul. Keerab kohe rinnus. Ma arvan, et Martinil keerab ka, et kodumaa on see, mille nimel me seisame. Kui Martin ei oleks poliitik, siis mis amet talle kõige paremini sobiks? Hea küsimus. Ma arvan, et siis talle sobiks hästi mingi valitseja amet, kuhu ei peaks jõudma niimoodi poliitilise tegevusega, vaid kuidagi, et oled kuningas ja siis oledki. Martin on tegelikult väga sellise, oskab äri teha. Ja kuigi ta ärid siin heidetakse ette, et ei ole õnnestunud, aga need ei ole õnnestunud sellepärast, et mingisugune force majeure on tulnud, näiteks tema kohviku äri kõrbes sellepärast, et tuli pronksiöö. Pronksiööde ajal rüüstati kõik ära ja sealhulgas ka tema kohvik. Ja sellest kaotusest lihtsalt ei olnud võimalik toibuda. Aga mina kujutan ette, et tema võiks olla pankur. Tema on finantsist, tema jagab neid numbreid ja tal peas kogu aeg lähevad jube hästi kokku. Need igasugused investeerimisvõimalused ja investeerimiskasud ja protsendid ja summad ja asjad, et ta võiks pankur olla. No ma arvan, et ta saab võib-olla paljude ametitega hakkama, kuid minu jaoks tundub Martin sellise kirjandusliku poolega kõige otstarbekamalt hakkama saanud, ma arvan, et ta oleks kirjanik siis. No ikka poliitkommentaator või ajakirjanik, kes paljastab liberaalide sigadusi, ma arvan midagi sellist kommunikatsioonivärki. No ma arvan, et õpetaja amet. Tal endal on 5 last, ta on väga kannatlik ja ta võiks olla näiteks riigikaitseõpetaja, kasvatada noori patriootlikuteks, isamaast hoolivateks, täiskasvanuteks. Ta on selline ka mitmekülgselt andekas inimene, ma arvan, et ta on see tema, kuidas ma teen, selline väikeettevõtja karjäär, mis kahjuks pronksiöö tõttu jäi tal pooleli. Aga ma arvan, et selles, kui ei oleks sellist kriisiaega, headel aegadel tuleks väga hästi, saaks kindlasti väikeettevõtlusega hakkama. Eriti praegu, kui tal on laialdaselt teadmised juba kõik majandusest ja majanduse toimimisest ja ta oskab ise neid suuri protsesse juhtida. Ma arvan, et ükskõik mida ta ette võtab, et suuremal või veel suuremal määral tuleks ta absoluutselt kõigega toime. Oi jah, talle sobiks palju häid ametid, aga ta on olnud ajakirjanik, väga hea sulega ajakirjanik ja võib-olla diplomaat näiteks Itaalias. Eesti suursaadik, miks mitte. Ta on minu teada just praegu intervjuu andmise ajal just samas kusagil Itaalia võlusid imetlemas. Kas tal on mõni harjumus, mis ajab kolleegid muigama? Ma ei tea, kas see harjumus on, aga tal on vahepeal siuke huvitav kõnevis, iseenesest, mis nagu mind vahepeal muigama on see, kui ta teeb nõnna või nõi, eks ole, selle asemel, et öelda nõnda või nii, eks ole. No ma ei tea, kas seda tohibki niimoodi avalikult välja öelda, et jah, ta armastab väga magusat ja isegi Jüri Ratas teab seda ja me tavaliselt ka, kui meil on tort, siis me 2 lõiku sellest broneerime Martinile. No ma tean, et on kvaliteetsete kondiitritoodete kõrge hindaja, nii et tuleks talle üks super Napoleoni kook kinkida. Ma praegu nüüd lasen siin kiiresti silme eest läbi, et vahest ikka ju fraktsiooni koosolekul mõne asja peale tuleb muie peale. No jah, teinekord ta kipub
pidama lühiloenguid teemal, kuidas olla puritaan. Ei oska öelda. Ei oska öelda. Minu meelest Martinil ei ole mingisuguseid selliseid spetsiifilisi harjumusi, kui kõrvale jätta see, et ta on tohutu maiasmokk ja magusa fänn. Ja kui kuskil laua peal on mingisugused koogid, mingisugused tordid, mingid muud maiustused, siis tema silmad löövad kohe särama. Võib-olla see on niisugune väike kiiks tema juures.